see katus alla. Ja saadki rahvale lehvitada. Ei, no siis saad ringi ära sõita, siis peame jälle käima tõmbama. Pole nii ägedat reedet mitte kunagi olnud. Kõige lahedam reede, mis praegu üldse olla saab. Tere, oleme jõudnud. Sulle teest ära. Riiga. Ma ei taha rääkida. Kell on mingi, mis see kell on? Kell on juba mingi 3:30 vist ja me pole ikka veel Harjumaalt välja saanud. Aga nüüd lähme ruttu kihutama, sest meil on vaja kohale jõuda ja võistlema hakata. Äkki jõuab täna trenni ka veel teha. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. Knee deep in the game and I'm still the same, nigga. Why you always hating? That's a damn shame, nigga. Gotta split the profits with the ones that came with you. All the homies share the vision, yeah, we got the same picture. You won't care. Ja tere! Tere! Algas siis sekeldustega Tallinnas. Viimane klipp oligi vist VKM-i juures, kus ma ütlesin, et kõik on hästi, hakkame Riia poole sõitma. Ja hakkasimegi, aga auto jäi Larsil laudrusse. Sellepärast, et mingi kütusepumba error on ikkagi. Selle jama, mis oli seotud siis aju ja immoga, selle saime korda. Uus aju on nüüd vahel, töötab ilusti, seda probleemi ei ole. Ja sõidu käigus avastasin veel ühe probleemi, mis viimati kummitas mind talvel. Mis siis oli see, et kütusefilter oli umbe läinud ja pump ei töötanud mees korralikult. Ühesõnaga sai uus pump pandud uue filtriga talvel ja nüüd siis ütleme pool aastat hiljem jälle sama jama. Ma eeldan, sest et auto ei kütuse nälga sõidu ajal. Vajutad gaasi, midagi ei toimu lihtsalt ja vahepeal jälle töötab ja vahepeal ei tööta. Et mingi jama seal kütuse pealandega on. Et peab lahti võtma ja uurima hakkama. Ühesõnaga ma ütlesin, ma ei tule selle autoga Riiga siia mingit lolli mängima, et ta vahepeal töötab, vahepeal ei tööta. Kuna Lars sõidab mööda teed ka, vaata, siis probleem ongi see, et nagu riskida sellele, et kuskil Ikla piiripunktis auto koolab ära ja siis peame kõiega tassima hakkama seda Riia poole ja ei tea, mis autol viga on. Seega jätsime sinna, aga... No samas see niisama sõitmine tegelikult ongi hea, vaata, sa avastad enne võistlesid need probleemid ära, et sa ei tule siia katkise autoga, aga kahjuks oli nii jah, et päev enne võistlus kõik see asi hakkas alles juhtuma, ehk siis ajahakel läks väga väikseks, mille jooksul selle asja pidi korda tegema, nii et seekord kahjuks ei jõudnud. Saku Suurhalliks on auto korda, siis hakkab uuesti kütma. Kahjuks täna ei saanud. Mina eelmine nädal siis, kuna me tegelikult Pärnus Carpark Drifti sõitsin enamus ajast ilma roolivõimuta, suhteliselt nagu nigel oli see värk, siis nüüd ma vahetasin siin vahepeal ära roolivõimupumba, roolilati, roolivõimusüsteemi voolikud kõik, ühesõnaga nii need survevoolikud kui vabavooluvoolikud ja siis panime veel selle jahutusradika ka vahele sinna süsteemi, et kõik oleks nagu hea. Roolivõimu õli vahetuse tegi ka põrandale. Jah, ühesõnaga sellega olid mingid sekeldused ja siis kui me hakkasime pakkima autot treila peale panema peale sillastendi, siis otsustas vahepaak, et ta hakkab ka nüüd pissima, et ei viitsi koostööd teha. Konkreetselt terve salong oli bensiini täis põhimõtteliselt. Aga selle võtsime küljest ära, keevitasime ära ja panime kokku, nii et nüüd võiks olla jälle auto nagu korralikus seisukorras. Meil on siis nüüd teine Läti karikasarja etapp semipros. See on ainult Läti arvestus, et siin ei ole Eesti arvestust üldse. Ehk siis me olemegi Kareli, Timo ja Artiga ainukesed eestlased, kes siin sõidavad kaasa seda tegelikult.
ehk siis hunnik lätlasi ja eestlased, aga eestlasi on piisavalt palju, et poodium vallutada, nagu eelmine kord. Nii, et eelmine kord näitas, et lätlasi ei ole vaja, et poodiumi täita, et saab eestlastega ka hakkama, vahet pole, mis see riigi pind on, et nii et seekord saab ka täita ilusti poodiumi lastega. Ega midagi. Täna on siis meil laupäev. Palju ootamist on veel praegu Street sõidab siin, kus mina oleks ka pidanud sõitma. Teevad oma kvaliringe praegu. Martin sõidab. Martin tegi kvaliringid ära. Tšau, Martin. Martin ootab tulemusi, läheb varsti tandemit sõitma ja meie ootame ära, kuni kogu Street lõpetab. Elame kaasa. Ja siis hakkab õhtul alles oma trenniringe tegema ja täna on kvall ka vist või ole? Teil on kvall, ei, mul ei ole kvalli, mul on homme alles ainult trenn on täna? Neil on täna võistlus lõpuni, meil on homme terve võistlus siis. Ja siin on veel Tšehhi. Seal näiteks on Slovakid tundusid seal. Tšehhi arvestus sõidavad, jah. Ehk siis nagu suht palju jälle uusi erinevaid autosid. Pro-klassi on suht vähe siin, nii lätlasi kui eestlasi, sellepärast, et praegu on Leedus Klaipeda lähedal vist oli see. Jah, see on see Baltic Pro Championship, ma ei tea, mida iganes. Selle kõik kütavad seal praegu. Jah, seal on nii vesurid, aod, saljud, kõik asjad, ma ei tea. Jako, miks sa ei läinud? Jako andis oma auto Timol ära, et oli siia. Jako, kurat. Aga jah, me ootame Martini poodiumi ära ja siis lähme ise sõitma ja siis homme hakkame võistlema ja eks näeme, mis saama hakkab. Ütleme nii, et kogu see rada on enam sama, mis oli eelmine võistlus, ainult et see lõpp ongi siia samasse Streeti rajale, kus sa teedki siis seal ühe väikse ussi veel lõpus ja ongi kõik. Mart paneb video ka, meil on üks jumala hea video. Initiationid, värgid, särgid. Kogu initiation ja raja algus on täpselt sama, lihtsalt siis selle asemel, et keerata vasakule sinna suure raja peale, keerame hoopis paremale. Lõpp on ainult erinev, et reaalselt täiesti, ütleme nii, et mälu järgi sõitmine. Ei, lihtsalt see, mis saama hakkab, see oli mul nagu mõte, et meil on jälle 50, 60, 70, 30 võimalus, et hakkab vihma sadama, keegi ei tea. Vahepeal tuleb, vahepeal ei tule. Homme näitab nagu rohkem tõenäosus. Minu Läti ilmateada ütleb, et 12 kuni 15 on light rain ja sinu see mingi vederäpp ütleb, et padukas vist kogu aeg. 6 milli vihma. Plärts. Eks näis, mis saama hakkab. Et kui sa ajab, siis võiks ikka korralikult sadada niimoodi, et ongi ühed samad tingimused kogu aeg, mitte see, et ta vahepeal ära kujub, siis see tõepas keeruliseks. Stay tuned. Stay tuned, jah. Ja ärge unustage siis, et meil on Browni märtsiga kõrvalsõit Nissanis. Kes ei tahaks sõita? See on selle aasta ainukene võimalus, sest ma ei tee kõrvalsõita midagi. Varsti on pusad otsas tegelikult, aga ühesõnaga kiire, sest et enamus pusad on välja müüdud, nii et selles suhtes, et võiduvõimalus on suur, sest kuna pusas ei olnud väga palju, siis päris suur võimalus on, et just sina istud seal kõrval varsti. Nii et minge, link on siin all descriptionis ja ostke märtsi. Right, let's go! Selle enam on korralikult kuidagi aega. No, siis selle maha võtta, see saab... Teine asi, mine toonik poodi, ostad paaki endale. Seal on vaata need igal pool need üksed ühendused. Nüüd leiame samas paagi. Jaa. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't Siis ukse vahel tuppa, käskis, see pikk juhe. Kes siit? Ma annan sulle need siit august kuskilt äkki kätte. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside.
soleneid pimedast visata minema. Nii, ühesõnaga oli vahepeal väiksed viperdused. Siin hommikul kütuse vahepaak lekkis keevituskoha juurest, mida me viimane kord siin keevitasime. Selles on keevitatud, siis enam see ei lekkinud. Siis hakkasime trennidesse minema. Tundsin juba seal sirge peal natukene, või tegelikult boksist välja keerates juba, et rool on natukene liiga raske. Isegi raskem kui eelmise katkise pumba ja roll-latiga. Siis mõtlesin savi, et äkki nagu läheb paremaks. Proovisin esimese ringi kolmandaga. Ei läinud paremaks. Võib-olla natukene oli parem. Siis läksin teist ringi neljandaga tegema. Oleks peakohta maha kandnud. Siin päris selles suhtes nii hull ei olnud, aga seal oleks võinud sõita karteri puruks ja kõik asjad. Ma panin ühest korralikust äärekivist hüppasin üle, sest et rooli enam tagasi ei jõudnud keerata, kuna lihtsalt rool oli lukus, rooli pumpi töötanud. Siis suretasin kohe peale seda hüpet auto välja, mõtlesin, et siuke pauk käis, ma mõtlesin, et karterist on heli väljas ja kõik on tuksis. Siis rajamehed tulid, vaatasid, et okei, kõik on korras, panime süüte sisse, tulin edasi, tulime vaatasime. Ja siis Vampiro ja tiimist mehed selle ajaga teoretiseerisid, et äkki on mingi solenoidi värk roolilatil. Siis hakkasime sinna voolu peale panema, et nii-öelda solenoid klapp avaneks. Siis see ei aidanud, siis natuke uurisin veel, siis mul tuli meelde, et roolivõim pumbal oli ka solenoid. Kuigi eelmistel olid kõik täpselt samad asjad ja ma tõssin kõik asjad üle ja mitte ükski solenoid tegelikult ühendatud ei olnud. Panime sinna lihtsalt tuugalt, panime toite peale ja toimis. Siis saime tööle, vedasime juhtmed ilusti. Peale juhtmete vedamist läksin proovima ja rooli korras, aga täna on rada kuidagi niiske ja ma olen kuidagi natuke liimist lahti, nii et ma ei tea, väga hullult. Selles suhtes raja saab läbi sõita, ma suudan jalapiduriga ennast ilusti kontrollida ja raja saab läbi sõita, aga see ei ole kõige ilusam, see ei ole finaalivääriline sõit. Aga ma lõpetasin praegu trenni ära, tegin siin mõned ringid, iga kord keerasin natuke grippi juurde, sest et mul on auto praegu seadistatud kuidagi natukene liiga libedaks ja tänu sellele ma ei usalda seda, samas ma ei taha grippi juurde keerata, sest ma ei usalda grippi ka, ühesõnaga minu ja minu vaheline nii-öelda dilemma on praegu, aga kogu aeg olen natukene jäikust juurde keeran, repi rõhku maha keeran, nii et ärge muretsege, homme sõidan nii nagu vanamees keelbases ja saab tulla huvitav võistlus, aga jah, praegu lihtsalt mõtlesin, et üle pole mõtet ka trenni teha, muidu hakkavad mingid lollid vead tulema ja kui sõita ei taha, siis muidugi ilmselgelt ei pea ja praegu ma ei tahtnud, mõtlesin puhkan natuke ja hingan ja näeme juba homme. Kaks ringi. Täna on parem. Tunne on juba nagu rohkem võistlusel. Jah, ütleme nii, et eile oli siuke sketšipäev. Täna ma tunnen väga hästi. Julgust on ja mul auto räigelt gripib ka ja saab kiiresti sõita, nii et saab tandemaid sõita küll.
Lätis võistlus sõidetud. Me siis saime kvalifikatsioonist punktid, jooned allad, värgid, särgid. Ma mäleta peast enam palju neid punkte oli. Siis saime edasi top 24. Sealt me siis saime Byrun'i, et sõita top 16 tandemid. Top 16 tandemi võitsime, sealt läksime edasi top 8-sse ja peale seda siis kukkusime välja. Välja kukkusime lihtsal põhjusel, sellepärast, et ma läksin esimesse kurvi. Eessõidu ma tegin põhimõtteliselt puhta. Jälgitussõidus siis läksin esimesse kurvi niimoodi, et rooli ei lukku, ehk siis ma sisenesin gaasiga ja kuna oli juba gaas peal ja auto oli natuke külge ees, siis see tähendas seda, et nurk läks liiga suureks ja seda ei olnud mõtet nagu korrigeerima hakata, kui stabilisational ja oleks nagunii läbi olnud võistlus. Aga kõik see põhjustas ilmselt see, et roolipump on nüüd uus, töötab räigelt hästi ja ma ei olnud võib-olla vihmaga nii hullult arvestanud, et ta jääb nagu nurga peale lukku, et seda tuleks nagu tagasi keerata. Aga see on kõik harjumise asi, nii et järgmine kord jälle targem, loodetavasti viimaseid sõite enam meil tuleb, aasta lõpus tuleb, siis saame äkki jälle seda Riiat sõita vihmase ilmaga, ma ei tea. Et ükskord me peame seda layouti veel sõitma ja siis teine kord Riias Vikerringil on seal taga Vitsketel. Meil praegu lõppes finaal ka, see, kellele me kaotasime, jõudis täitsa finaalini välja. Ma praegu kommentaaridest aru ei saanud, kas ta võitis ka, aga top 2 ta jõudis kindlasti. Uurisin natuke punkte ka, et ainuke, kes meist ilmselt mööda läheb, nüüd on Laatsis. Skrinda oli näiteks nulli peal, kui ta siia tuli võistlema. Tema läheb edasi mööda või? Laatsis 39. Aga tal on eelmisest võistlusest palju punkte. Ta oli 4. praegu, üleüldist. Aga eelmises võistluses? Tal oligi... Selle järgi võrrelda, kes maal on? Tal on 65 punkti praegu, sul on 91. Ja palju ma praegu sain? Ma ei tea. Ta top 8 punktid said, nii et ilmselt ta läheb mööda natukesega, aga nagu vahe suureks ei lähe. Ja teine oligi, kes oli finaalis, Skrinda oli nulli pealt tulnud üldse, siis oli, millest Jents oli nulli peal, ja Sars, kes hästi sõitis jõus kaugele, oli ka nulli peal, nii et tegelikult... Läti arvestasid top 3 me oleme, nii et... Jah, vahe küll, jah. Kuidas need kogenud driftivad ütlevadki, et mis see lause oli, mis Äpsi ütleb? Ta ütles vaata mingi, et ideaalpunkti summa on saavutatud. Või mingiks võrsaga, neil on mingi oma väljend, ma ei tea, mul ei tule praegu veel. Ja punktid on saavutatud. Vähemalt me saime punktid kätte, nii et sellega me suudame hoida nagu oma kohta, et ei kuku nagu kolinal kuskil alla. No kvalist 10. punktid mis saab. Ja siis üleüldine top 8, nii et 0 punktiga me siit ära ei lähe, top 8 on ka hea. Nii et oleme endiselt konkurentsis nii Eestis kui Lätis. Et täna hoidsime Läti konkurentsi üleval. Järgmine nädala vahet ei. On järgmine nädala vahet, ei ole üle. Jaanipäev tuleb. Ja jaanipäev on järgmine nädala vahet. Me oleme jaane pidama, jah. Aga meil tuleb väike paus ka vahele. Jah, meil nüüd on, teie näete seda videot nüüd selle kolmapäeval. See on siis... Juba on jaan. Ei, neljapäeval on jaanid ikka. Ei, neljapäeval on jaani õhtu. Ma ei tea, igatahes vahet ei ole, te näete kolmapäeval, siis tulevad jaanid. Kuna me jaanidel ei hakka Kareli ja nendega mingit videot tegema teile, siis kolmapäeval... See ei kannata vaatamist. Järgmisel kolmapäeval näete videot, ülejärgmisel kolmapäeval ei näe meie praeguse aja järgi. Ühesõnaga, teie vaatate seda videot, siis te ei näe järgmine nädal seda videot. Kõik on nii keeruline, vahet ei ole, üks video jääb kolmapäeval vahele. Ülejärgmisel kolmapäeval te näete videot, kus me võistlesime Saku Suurhallis. Seal tuleb meie järgmine üritus, see on Eesti arvestus. Michael sõidab reede-laupäeval, mina eraldi pühapäeval, striidipäev on pühapäeval ja ongi nii. Ja vaadake seda ülejärgmine kolmapäev siis. Pange kommentaaridesse kirja, kes vaatama tuleb, näppu elama. Äkki tahate mingisugust mürtsi, äkki andke meile ette teada, siis teame varuda boksi. Kleepsi saate kindlasti meie boksist, tulge tehke pilte, võib-olla teeme mingi ägeda loosi ka. Ja praegu on ka veel käimas loos Fast Iron Rehel Karmeli Browni pusa. Lingid, igal pool lingid.
minge, ostke värsi. Et saate arvata, et selle hooaja, see, kes ostab pusa ja võidab selle, on selle hooaja ainukene fänn, sest kes saab kõrvalsõidust. Meil on nii tihe graafik, et ma ei tee rohkem kõrvalsõite. Nii et mõtle, 2022 hooaja esimene Michael Motorspordi fänn, kes saab selle autorooli kõrvale saab. Ärme rooli, veel ei lase rooli. Et siis minge, see on kindlasti äge kogemus, see auto on hoopis teistsugune kui mingid niisama autod, et minge ostke pusa, saate osaleda rooli. Kõik lingid asjad on descriptionis, kuidas, mis tingid, särgid. Ja mis me ikka koera eesmand ei viitsi väga õues olla, nii et tulge Saku Suurralli ja häid jaane. Häid jaane. Oh, you